tere tulemast teise maailmasõja aegsesse Raplasse. Kui tänapäeval on Rapla linn ja samanimelise maakonna keskus, siis veel teise maailmasõja aastatel oli Rapla kõigest väike alevik ja ta kuulus üldse Harjumaa koosseisu. 1941. aastal käis sõda Raplast üle mitte üks, vaid lausa 2 korda. Siin kohas, kus Vigala jõega ristub Rapla peatänav ehk Tallinna maantee, paikneb Rapla ajalooline häll. Just siin paiknes Rapali küla, mida 1241. aastal on ürikutes ka mainitud. Siin paikneb ajalooline Rapla Maarja Magdalena kirik. See kirik õnnistati sisse aastal 1901. Tähelepanelik vaataja muidugi täheldab, et Rapla Maarja Magdalena kirik omab suurt sarnasust Tallinna Kaarli kirikuga. Rapla kiriku torn lahingute järel augustis 1941 versus aastal 2025. Milles seisnes Rapla vallutamise tähtsus sakslastele? Seisnes selles, et nüüd oli neil vaba tee Tallinna poole. 20. sajandi algul ehitati Rapla kiriku juurde üle Vigala jõe Rapla kivisild. Seega on kivisild teise maailmasõja sündmustiku otsene tunnistaja. Raplast sai raudteelinn aastal 1900, kui circa 3 kilomeetrit Rapla alevikust eemale rajati raudteejaam. Tõsi, algul ei nimetatud seda mitte Rapla jaamaks, vaid Hertu Karjamõisa saksakeelse nimetuse järgi Hermet. Ja alles aastal 1922 hakkas seesama jaam kandma Rapla nime. Aastasadu oli Rapla kõigest väikene kirikuküla ja 1913. aastal ehk siis tsaariaja lõpuaegadel oli Raplas näiteks 20 kivimaja ja 60 puumaja. Rapla alevik kasvas juba Eesti Vabariigi aastatel ja näiteks 1934. aastal ehk siis Pätsi ja Laidoneri autoritaarse ajastu alguses elas Raplas circa 1000 inimest. Pärast teist maailmasõda aastal 1945 muudeti Rapla alevik Rapla aleviks. Eriti hakkas Rapla kasvama aastast 1950, mil Rapla muudeti endanimelise rajooni keskuseks. Nõukogude lõpul aastal 1989 elas Rapla alevis juba 6249 elanikku ja sellega oli Rapla alev Eesti alevitest kõige suurem. Linnaks sai Rapla augustis 1993. Ajast aega on Rapla kõige tähtsamad tänavad ehk siis peatänavad olnud Tallinna maantee ning Viljandi maantee. Rapla peatänaval Tallinna maanteel just selles samas majas 1920. aastatel veetis oma nooruspõlve mainekas helilooja Raimond Valgre. Enne teist maailmasõda tegutses Raplas ka aktiivselt Kaitseliit ja Rapla malevkond kuulus Harju Kaitseliidu maleva koosseisu. Enne teist maailmasõda oli Rapla malevkonna ülemaks Johannes Võmma. Kui 1944. aasta sügisel algas teine Nõukogude okupatsioon, siis 13. oktoobril 1944 kommunistid arreteerisid Võmma ja Võmma tapeti järgmisel aastal 7. märtsil 1945. 1939. aasta sügisel jahmatas Eesti avalikkust peale baaside lepingu sõlmimist veel see, et Hitleri kutse peale lahkusid Eestist baltisakslased. Enne teist maailmasõda elas Eestis circa 16 500 baltisakslast. Tõsi, Rapla vallast lahkus baltisakslasi ainult 3. 1939. aastal, kui baasiväed tulid Eestisse, siis Rapla külje alla Kuusikule tehti Nõukogude lennuväe baas. 16. juuni 1940 esitasid kommunistid Eesti Vabariigile ultimaatumi, et Eesti Vabariiki tuleb takistamatult lubada Nõukogude Punaarmee üksusi ja 17. juuni 1940 Nõukogude väed Eestiga okupeerisid ning järgmisel kuul, juuli 1940, organiseerisid kommunistid siin libaparlamendi valimised, mis kuulutaks välja Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi. Rapla vallast, Rapla alevist ning selle ümbruskonnast valiti Riigivolikokku kommunist Olga Lauristin. Juba juuli lõpus ja augustis 1940 hakati ka Rapla alevikus natsionaliseerima erinevaid ettevõtteid ja näiteks natsionaliseeriti ka Rapla pesumaja. Siin paikneb Rapla linna üks tuntumaid vaatamisväärsusi Kalevipoja luisukivi. Siin on Viljandi maantee ja üle tee paiknes enne teist maailmasõda Rapla pesumaja, mis samuti 40. aastal natsionaliseeriti.
1962 hakati endise pesumaja territooriumile rajama Estoplasti tehast. Esimesel Nõukogude okupatsiooni aastal, 11. oktoobril 1940 ilmus ajalehes Noorte Hääl artikkel pealkirjaga Rapla noored nõuavad restorani sulgemist ja seal artiklis oli siis kirjas, et Rapla kommunistlikud noored, tahtes noorsugu päästa alkoholismi võimusest, võtsid oma üldkoosolekul vastu resolutsiooni, milles nõuavad Rapla Aleviku keskuses asuva restorani sulgemist. Ja selles artiklis oli veel kirjas, et Rapla kommunistlikud noored väitsid seda, et nemad tahavad ja soovivad ainult tööga oma tublidust näidata ja ainult tööst lõbu tunda. Neile polevat vaja alkoholi ega ka restorane ning kasvatustöö hõlbustamiseks olevat ääretult vajalik selliste asutiste, nagu seda on Rapla restoran, kõige kiirem sulgemine. 1940. aastal lõpupoole ehk juba Nõukogude okupatsiooni ajal avati Rapla uus keskkoolihoone ja selle kohta kirjutas ajaleht Talurahva Hääl 13. detsembril 1940 niimoodi. Rapla Alevikus valmis hiljuti uus keskkoolimaja, mille ehitamine algas möödunud suvel. Uue hoone pidulik avamine toimub 15. detsembril 1940, mis puhul Raplasse aukülalisena oodatakse ka hariduse rahvakomissari seltsimees Nigol Andresenit ja muide 1941. aasta augusti lahingute ajal olevat siinsamas keskkooli majas sisse seatud ajutine laatsaret. 1933. aastal avati Rapla haridusseltsi eestvõttel uus Rapla rahvamaja. Seda peeti omal ajal üheks ilusaimaks ehitiseks terves Eestis ja see ehitis leidis ära märkimist ka koguteoses Eesti 20 aastat iseseisvust. 11. detsembril 1940 toimus siin Rapla rahvamajas Nõukogude Liidu Ülemnõukogu saadiku kandidaatide tutvustamise koosolek. Saal olnud rahvast pilgeni täis ja siin olnud siis kokku oma 500 inimest. Ajalehest Talurahva Hääl võisime 13. detsembril 1940 lugeda artiklit pealkirjaga Rapla rahvas toetab Vladimir Botškarjovi ja Olga Lauristini kandidatuuri. Seal artiklis oli siis kirjas, et teate, et saadikukandidaadid Rapla ringkonnast on Botškarjov ja Lauristin, võtab koosolek vastu tugeva käteplaginaga. Meeleolukas koosviibimine lõppes Internatsionaali laulmisega. Jah, tõepoolest, siin Rapla rahvamajas mürtsus Internatsionaal. Tuletame siis meelde, et Vladimir Botškarjov, kelle Rapla rahvas valis NSV Liidu Ülemnõukokku, oli olnud Nõukogude Liidu viimane saadik Eesti Vabariigis. Botškarjov andis oma volikirjad president Konstantin Pätsile üle 17. juulil 1940 ehk siis, kui Nõukogude Eesti väljakuulutamiseni oli jäänud ainult 4 päeva. Nii nagu kogu Eestit tabas ka Rapla valda ja Rapla Aleviku valusalt 14. juunil 1941 küüditamine. Tuntumatest isikutest, kes Raplast ära viidi, oli näiteks Rapla keskkooli direktor, kaitseliitlane ja Isamaaliidu liige Herbert Ranna. Ta arreteeriti küüditamisel ning ta suri 16. jaanuar 1943 Sverdlovski oblastis Venemaal. Arreteeriti küüditamisel ka Rapla tarbijate ühistu ärijuht Jaan Rütman. Tema suri 1943. aasta novembris, samuti Venemaal Sverdlovski oblastis. 1941. aasta küüditamise kohta kokkuvõtvalt võib öelda seda, et Rapla ümbrusest arreteeriti ja küüditati 43 inimest. Arvud küll erinevad. 30. septembril 1923 jõuti Rapla kirikuaias nii kaugele, et siin avati vabadussõjas langenud meestele võidusammas. Mõni päev enne Nõukogude Saksa sõja algust ehk täpsemalt öeldes 16. juuni õhtul arenesid siin kirikuaias seoses vabadussõja mälestussambaga vägagi dramaatilised sündmused. Kommunistid kiskusid selle samba aluselt maha. Rapla vabadussõja mälestussamba taastamiseni jõuti 1989. aasta võidupühal. Pärast juuni küüditamist oli õhkkond Eestis eriti pinev. Oodati suurt sõda. Saabus 22. juuni 1941, mis oli päikesepaisteline, kõrvetavalt kuum suvepäev. Mis siis juhtuma hakkas?
22. juuni 1941. Suur Saksamaa kantsler Adolf Hitler ründab jõuliste löökidega stalinistlikku Nõukogude Liitu. Algab niinimetatud suur Isamaasõda. Mõne nädala pärast jõuab sõda ka Raplasse. Muide, üle 70% meie kanali vaatajatest pole vajutanud telli nuppu. Kanali tellimisega ei kaasne mingeid kohustusi ja see on tasuta. Seega, aidake meil astuda sammuke lähemale eesmärgi täitumisele, 10 000 tellija kokkusaamisele. aitüma toetuse eest! Raplas, nagu ka igal pool mujal Harjumaal, oodati sõda ja sakslaste tulekut, sest loodeti, et sakslased päästavad eestlased punasest põrgust ja sakslaste relvad pidid paljude arvates aitama taastada Eesti Vabariigi. Loomulikult sellest ei tulnud midagi välja. Kui puhkes Nõukogude-Saksa sõda, siis on räägitud, et Rapla ümbruses varjas end circa 200 meest, kuid enamasti olid mehed relvadeta ja organiseerimata. Paar päeva pärast Nõukogude-Saksa sõja algust, 23. juunil 1941 ilmus ajalehes Talurahva Hääl artikkel pealkirjaga "Traktoristid seisavad kindlalt omal kohal" ja see artikkel puudutas siis Rapla masinatraktorijaama traktoriste ja brigadire. Ja seal artiklis oli siis kirjas, et Rapla traktoristid ja brigadirid väitsid niimoodi. Kogu Nõukogude Sotsialistlikude Vabariikide Liidu töötav rahvas koguneb kui üks mees oma võitluslippude alla, et lüüa välja Hitler ja tema armee meie suure sotsialismimaa piiridest. Muide, et circa 6 aega pärast Nõukogude-Saksa sõja algust ehk siis juulis 1941 tähistati siin Rapla raudteejaama Einelauas 1 aasta möödumist Nõukogude võimu kehtestamisest Eestis. Rapla raudteejaama Einelaua ruumides toimunud miitingu kohta kirjutas ajaleht Eesti raudteelane 24. juulil 1941 nõndamoodi. Artikli pealkiri oli Aastapäev Rapla jaamas. Eestis Nõukogude võimu esimese aastapäeva tähistamine Rapla jaama ja veoameti teenijaile toimus miitinguna jaama Einelaua ruumides. Miitingu lõppedes koosolijad üksmeelselt mõistsid hukka sakslaste röövelliku kallaletungi meie armastatud kodumaale ja kohustusid ausalt ja ennast salgavalt töötama oma töökohtadel. Loomulikult oli kogu see aeg, mis jäi Nõukogude-Saksa sõja puhkemisest kuni Rapla hõivamiseni Saksa vägede poolt, täidetud Nõukogude propagandakärraga. Toome ühe näite ajakirjast Talurahva Hääl 23. juulist 1941, kus oli artikkel Punaarmee read täienevad ja seal oli siis lühidalt öeldes kirjas, et Rapla mehed soovivad minna Punaarmeesse, et võidelda Saksa vägede vastu. Refereerime seda artiklit. Valdade täitevkomiteede sekretärid alustasid meeste registreerimisega. Tekib tunglemine, sest igaüks tahab olla esimene end registreerimas. Rapla valla registreerimislaua juures on üks esimesi registreerijaid Rapla hobumasinriistade laenutuspunkti juhataja, kes ütles niimoodi. Mul on tõeline viha nende fašistlike kaabakate vastu. Lähen rõõmuga rindele ja olen kindel, et need bandiidid saavad nüüd oma teenitud palga. 8. augustiks 1941 olid kommunistid Rapla alevikust põgenenud ja sakslased ja eestlased sisenesid alevikku, kus enam punaväge ei olnudki. 10. augustil 1941 toimus aga esimene Rapla lahing, kommunistid võtsid aleviku taas enda kontrolli alla. Rapla kaitsjad lahkusid alevikust sissepiiramise ohu tõttu. Teine Rapla lahing algas 20. augustil 1941 pärast lõunal ja lõppes järgmisel päeval ehk siis 21. augustil õhtul circa 8:30. Kommunistid olid siis lahkunud Rapla alevikust. 20. augustil kaotasid eestlased Hans Irvelane, tema oli siis endanimelise pataljoni komandör. Tegelikult ei ole tänapäevani täpselt teada, mitu maja Raplas 1941. aasta sõja suve käigus hävines. Saksa okupatsiooniaegsest ajakirjandusest võime lugeda, et Raplas hävis lahingute ajal mürskude ja põletamise läbi 15 maja ümber ja Rapla ümber põletati maha ka 5 talu. 1941. aasta sõjasündmuste käigus hävines Tulemöllus Rapla piirituspuhastustehas ja teatakse rääkida, et vabriku süütas Rapla komsomoli sekretär nimega Vladimir Ivanov. Ivanov rääkis hiljem sellist juttu, et tules hukkusid kõik sakslased, kes sel ajal purupurjus olekus seal vabrikuhoones viibisid ja
sellest teadnud rääkida ka hävituspataljonlane nimega Leevi Urke. Tuleb aga öelda seda, et tegelikult sakslasi seal hoones ei viibinud. 1932. aasta juulikuus pühitses Rapla kirikuõpetaja Joosep Liiv sisse uhke Rapla pangamaja. Selle pangamaja koha peal oli enne asunud alukõrts. Rapla ajaloost kirjutatud raamatutest võime ikka ja jälle lugeda, et siin pangamaja juures põletati maha niinimetatud arstimaja, kusjuures peamine kahtlusalune on Rapla komsomolisekretär Vladimir Ivanov. Rapla pangamaja juures olnud arstimaja põlengu kohta on öeldud niimoodi, et tegemist ei olnud sugugi juhusliku tulekahjuga, vaid oli tegemist alatu süütamisega ja süütajaks on üksmeelselt nimetatud tolleaegset Rapla komsomoli juhti Ivanovi, kellele ei olnud mitte pähe mahtunud see mõte, et sakslased saavad Rapla peaaegu tervena kätte. Rapla teise lahingu ajal 20. ja 21. augustil 1941 sattus sündmuste tulikeerisesse ka kaadris nähtav Rapla kirikuhoone. Olukord Rapla alevikus 20. augustil 1941, kui algas teine Rapla lahing, oli siis selline, et Punaarmee oli Rapla kirikusse sisse seadnud oma juhtimis- ja vaatluspunkti ja moonalao ning sakslastel ei jäänud muud üle, kui kiriku jõepoolne torn puruks tulistada, et see vaatluspunkt likvideerida. On öeldud seda, et Rapla kiriku ühte torni rajatud enamlaste vaatluspunkt oli siis kohaks, kus enamlastel oli võimalik jälgida mitme kilomeetri ulatuses liikumist Rapla aleviku ümbruses. Ja on räägitud ka seda, et lisaks vaatlejatele oli sinna torni paigaldatud veel 2 raske kuulipildujat. On räägitud ka seda Rapla kiriku kohta, et sakslaste tabamusest kiriku torni pihta said kiriku trepp ja redel tõsiselt kannatada ja seega ei jäänud enamlastest kiriku tornis olnud vaatlejatel muud üle, kui ennast köitega kiriku tornist alla lasta ja alupoole põgeneda. Jah, tõepoolest, uskumatu lugu. Punaarmeelased laskmas ennast köitega alla Rapla kiriku tornist. On meenutatud ka seda, et 20. augusti õhtul, kui kommunistid olid Raplast taganenud, siis heideti pilk kirikusse sisse, kirikuhoonesse ja mida seal siis nähti? Mõisteti, et enamlased on kirikuhoonet ehk püha koda kasutanud universaalse keskusena, staabina, laatsaretina, käimlana ning joomapunkrina. Rapla kirikus avastati ka see, et enamlased olid lühtrid alla kiskunud ja uus orel oli ka lõhutud. Ikka ja jälle on spekuleeritud, kus kohas võis paikneda kahur, mis purustas Rapla kiriku torni ja kõige tõenäolisem variant, et see kahur paiknes Ridakülas. Ridaküla paikneb siis Rapla külje all ja toona oli Rapla kirik Ridakülast väga hästi nähtav. On pakutud ka sellist võimalust, et tankitõrjekahur, millest Rapla kiriku torni tulistati, paiknes hoopis kusagil raudteejaama lähedal, kuid siiski peetakse Ridaküla tõenäolisemaks. On räägitud, et luteri kirikuid vaatlustornidena kasutusele võttes oli Punaarmee juhtkond lootnud selle peale, et ehk on kirikutornid muudest vaatluspunktidest turvalisemad, kuna religioossetel sakslastel on kirikute purustamine kindlasti keerulisem ülesanne kui näiteks Nõukogude sõduritel endil. Märjamaa kiriku, mille tornis asus sakslaste vaatluspunkt, lasid kommunistid ju ilma igasuguse armuta põlema. Sakslased olid Raplas igatahes palju delikaatsemad. Igal juhul juba Saksa okupatsiooni ajal kiriku jõepoolne torn, mis sai tankitõrjekahurist pihta, parandati. Lisaks kirikule sai Rapla alevikus tõsisemalt kannatada veel ka algkoolimaja, sellepärast et algkoolimaja oli olnud ju 2 päeva jooksul Saksa suurtükkide laskeobjektiks. Pärast lahingut loetleti algkoolimajas kokku 350 purunenud aknaruutu ja leiti seal veel ka mõned kokkuvarisenud vaheseinad ja avastati, et ka katus on kõvasti kannatada saanud. 1928. aastal avati kiriku lähedal Rapla uus algkoolihoone. Tõsi, õppetöö algas siin juba varem, 1926, kui maja polnud veel valmiski. 1928. aastal valminud algkoolimaja kohta võib öelda seda huvitava faktina, et see oli Rapla aleviku esimene veevärgi ja keskküttega maja. Kui sakslased võtsid ära Rapla aleviku, siis avastati, et algkoolimaja keldris
kuhu oli sisse seatud justkui varjend, oli umbes 100 inimest varjul. Õudsed olid need 2 päeva neile varjul solijatele kindlasti. Lakkamatult lõhkesid mürsud maja ümber. Mürsukillud langesid rabinal vastu seina ja lõhkusid katust. Lisaks veel pidev kuulipildujate ragin ja püssipaugud. Jah, tõepoolest, circa 100 kohalikku selle maja keldris ootamas Rapla lahingu lõppu. Kui teine Rapla lahing oli lõppenud, siis 21. augustil 1940 punaväelased liikusid Raplast või taandusid Alu suunas. 21. augustil 1941 pääses Rapla suurematest tulekahjudest selle tõttu, et õhtu ja öö olid Raplas siis tuulevaiksed ja sadas tasast vihma ja need tegurid siis ei lasknud tulel minna suureks üleüldiseks hävinguks. 21. augusti 1941 hilisõhtu kohta on öeldud veel seda, et lisaks vihmasajule oli aleviku kohal tulekahju kuma, mis värvis augusti öö Rapla aleviku kohal dramaatiliselt punaseks. On öeldud seda, et need, kes jõudsid Rapla aleviku 22. augusti hommikul, märkasid seda, et pangahoone juures arstimaja tukid alles veel suitsesid ja mitmel pool alevi vahel lamasid punaarmeelaste laibad. 22. august 1941 ehk siis paar päeva pärast Punaarmee väljaajamist Rapla alevikust hakati Rapla ümbruskonnas lahti kaevama sõjahaudasid ning isikute kindlaks tegemiseks asetati surnud kiriku juurde jõe kaldale lamama, et omaksed saaksid need siis ära tunda ja mõni päev hiljem, 31. augustil 1941 toimus Rapla kalmistul suur matusetseremoonia, kus lahkunud maeti ühishauda. Mitmed Rapla lahingus langenud mehed on maetud siia Rapla kalmistule ja 2001. aasta augustikuus avati siin kalmistul nendele meestele memoriaal. Rapla lahing on tihedalt seotud Eesti tuntud sõjaväelasega Hans Hirvelaanega, kes on maetud siiasamma Rapla kalmistule. Eesti Vabariigi sõjaväelase Hans Hirvelaane vabatahtlike pataljon oli asutatud 2. ja 3. augustil 1941. Hans Hirvelaan oli 1941. aasta kevadel läinud kommunistide eest pakku metsa ja hiljem asutaski siis endanimelise vabatahtlike kompanii ja tipphetkel oli Hirvelaane pataljonis lausa 300 meest. Siis, kui Rapla alevikus algas Saksa okupatsioon, siis loomulikult Raplas, nii nagu ka mujal pool Eestis, järgnes kättemaks kommunistlikes hirmutegudes osalenud inimeste vastu. Vahepeal olid need repressioonid loomulikult õigustamatud. Raplas näiteks tapeti kommunist Endel Aasmäe. Tema kohta on kirjanduses märgitud, et ta tapeti 22. september 1941 Tallinnas, ta oli MTJ ehk masinatraktorijaama direktor, aktiivne kommunist, hävituspataljoni liige, küüditaja ning ta osales ka Rapla vabadussõja mälestussamba lõhkumisel. Represseeriti Raplas ka näiteks Hans Kass. Tema tapeti 7. oktoobril 1941 Tallinnas. Tema oli siis aktiivne kommunist, osales kõigil kohalikel miitingutel ja rongkäikudel ning kogus andmeid mobilisatsioonist kõrvalehoidjate kohta. Friedrich Johannes Vanaaseme tapeti 29. oktoobril 1941 Tallinnas. Ta oli aktiivne kommunist, rahva omakaitse liige ja ta ähvardas eestlasi. Leontine Eliise Vanaaseme, aktiivne kommunist, Eestimaa Kommunistliku partei liige ja tema terroriseeris majanaabreid. Teadupärast kuulus Rapla rahvamaja Rapla haridusseltsile. 1. novembril 1940 kommunistid haridusseltsi sulgesid ja võime öelda seda, et sõja ajal aastatel 1941–1945 toimusid Rapla rahvamajas põhiliselt kinoetendused ja tantsuõhtud. Pühapäev, 11. oktoober 1942. Rapla jaamas tervitatakse kõrget külalist Tallinnast, Eesti kindralkomissariaadi juhti Karl Sigmund Litzmanni. Raudteejaama juurest sõitis Litzmann siia pangahoone juurde, kus ta võttis vastu üles rivistatud aukompanii tervitused. Kui Litzmann külastas Raplat, siis viibis ta siinsamas Rapla rahvamajas. Kuidas Litzmanni siin majas vastu võeti ja mida ta oma kõnes rõhutas. Kui uskuda Saksa okupatsiooniaegset Eesti ajakirjandust, siis Litzmanni võttis Rapla rahvamajas vastu täissaal 600 inimest ja nii, kui Litzmann astus saali,
võeti ta vastu ovatsiooniga ja tervitusmarsiga. 2 rahvariietes Rapla tütarlast ulatasid Litzmannile roose ja Litzmann vastas neile eestikeelsete tänusõnadega. Seal Rapla rahvamajas pidas ka Litzmann kõne, kus ta rõhutas, et sellest on möödunud ainult natuke rohkem kui aasta, kui Adolf Hitleri väed teid Nõukogude valitsuse alt vabastasid. Adolf Hitler on ka Eesti saatuse võtnud oma tugevatesse kätesse. Eesti rahva tulevik olla Litzmanni sõnul nüüd kindlustatud. Karl Sigmund Litzmanni külaskäik Raplasse ei piirdunud sugugi ainult raudteejaama, pangahoone ning rahvamajaga. Pärast rahvamajaga tutvumist siirdus Litzmann algkoolimajja. Ja muide, saksaaegne ajakirjandus kirjutas niimoodi, et kui saabus jumalaga jätmise silmapilk Litzmanniga, siis olevat rahva seast kuuldunud hüüdeid. Külastage meid varsti uuesti. Saksa okupatsiooni aegse elu olukohta Rapla alevikus võime öelda seda, et näiteks ajalehes Maasõna 24. augustil 1943 ilmus artikkel pealkirjaga Raplas pühitses vabanemist 5 valda. 22. augustil 1943 tähistasid enamlaste ikke alt vabanemise 2. aastapäeva Rapla, Juuru, Järvakandi, Kehtna ja Raikküla vallad. Kõigi 5 valla pidustused peeti üheskoos Rapla alevikus, mistõttu ka pidustustest osavõtjate arv oli erakordselt suur. Kuidas siis täpsemalt toimus 22. augustil 1943 enamlastest vabanemise 2. aastapäeva pidustused Rapla alevikus? Ajalehes kirjutati niimoodi, et kell 7 helistati kirikukelli ja elamutele heisati Saksamaa ja Eesti lipud. Kell 11 peeti Raplas pidulik jumalateenistus, kus teenisid kirikuõpetajad Joosep Liiv ja Heino Mälk. Pärast seda samuti rongkäigus vabadussõjas langenud kangelaste mälestussamba aluse Juure. Ajaleht toonitas, et 2 aastat tagasi olid kommunistid enamlaste hirmuvalitsuse päevil ju selle samba hävitanud. Kell 19 toimus aukülalistele ühine koosviibimine Rapla algkoolimajas ning kell 20 kanti välja müüdud saalile ette näidend Libahunt, see oli siis Kitzbergi Libahunt ja selle etenduse kandsid ette Järvakandi tehase näitetrupi liikmed. Rapla kiriku juures paikneb Rapla kõige vanem hoone üldse. See on pastoraadi hoone ja see ehitati 18. sajandi viimasel veerandil. Meie luuletaja Juhan Liiv on öelnud, kes minevikku ei mäleta, see elab tulevikuta ja hämmastaval kombel on Juhan Liiv selle sama majaga seotud. Siin töötas kirikuõpetajana Rapla kirikus tema lellepoeg Joosep Liiv ja Juhan Liiv on tal siin majas, pastoraadi majas, käinud mitu korda ka külas. Aegade keerukusest 2. maailmasõja aegses Eestis annab tunnistus see, et 2. maailmasõja aegne Rapla kirikuõpetaja Heino Mälk 6. oktoobril 1944 hukkus tormisel Läänemerel katses põgeneda üle mere. Rapla külje ajal Uuskülas Sildemaa talus sündis Otto Tief. Kui Otto Tief 1889. aastal sündis, siis oli siin tema vanemate talukoht. Nüüdsel ajal pole taluhoonetes küll mitte midagi alles jäänud ja Otto Tiefi sünnikohta märgib Korstna monument ja see on ilmselt ainuke Korstna jalast tehtud monument Eestis. Otto Tief nimetati siis Jüri Uluotsa poolt 18. septembril 1944 ehk vahetult enne uue Nõukogude okupatsiooni algust valitsuse peaministri asetäitjaks ja siseministriks. Nii et Uluotsa poolt ametisse nimetatud Otto Tiefil olid oma seosed Raplaga. Raplamaa metsades tegutsenud metsavendadele on Rapla kiriku juurde paigaldatud ka vastav mälestusmärk aastal 2025. Saksa okupatsioon sai Raplas lõpu 24. septembril 1944, mil Nõukogude vägi hõivas Rapla. Nõukogudeaegse Rapla ehituskunsti näiteks on 1977. aastal avatud Rapla KEK-i ehk kooperatiivse ehituskoondise peahoone või haldushoone. Tänapäeval tuntakse seda aga Okta Centrumi nime all. Nii palju siis 2. maailmasõja sündmustikust Rapla linnas.